Meil on probleeme, millest meil ei pruugi aimugi olla. Ja meil on probleeme, mis tunduvad nii kohutavad, et me ei tihka isegi sellele mõelda. Saate külalised räägivad, kuidas Veet Mano on aidanud neil sellisest suletud energiaringist välja murda ja oma elu täielikult muuta. Minu tee Manoni oli üpris raske. Ja see, mis seal toimus Kristiine spordihallis, see oli hull. See oli hullus, lihtsalt seal pidi röökima. Seal karjusid kõik ja väga totter oleks olnud, kui oleks seisnud suu kinni, ei oleks karjunud. Karjusin ka. Aga siis muutis Mano mingit oma suunda. Ja ta hakkas rääkima sellistest asjadest, mida ta nagu ei peaks teadma. Okei, paljudel inimestel on raskused, oma saladused, kõik need sees, aga ta hakkas mind lõhkuma. Ja ta lõhkus nii tugevalt, et ma mäletan väga hästi seda esimest korda, ma pidin sealt saalist välja jooksma ja minema tualetti nutma. Ja siis, kui ma tagasi tulin, siis ma ütlesin oma tuttavale, et ma ju vihkan seda. Ja ta sai väga hästi aru, mida ma nagu vihkan. Seoses sellega vihkasin ma ka Mano. Ja kui ma sealt ära läksin, siis see oli täiesti tühi, mitte kui midagi. Aga ühe tehnika ajal, ja siis ma hakkasin nägema igasuguseid asju. Enda taga valgust, aknaid, mis avanevad. Ja siis oli ühel hetkel oli selline tunne, et ma mõtlesin, et taevakene, et ma ei tea, kus ma olen. Silmil ma lahti teha ei tohi. Et äkki kõik on saalist ära läinud. Et äkki ma tantsin seal üksi. Ja siis ma tegelikult piilusin. Siis ma nägin, et teised olid ka, sest ma olin päris ehmatanud. Ma olin ära eksinud. Et ma eksisin ise enda sisse ära. Et ma ei oskagi nagu seda tunnet rääkida, mis tähendab enda sisse ära eksimine. Mano hakkab kuidagi rääkima et sa sööd šokolaadi sellepärast, et sa oled kurb. Ma mõtlesin, et okei. Sa jood kohvi sellepärast, et sa oled kurb. Niina, marmelaad, martsipaan, mesi ja jumal hoidku, absoluutselt kõik on keelatud. No ja siis ma mõtlesin, et ma seda Manole näitan, ma lähen koju ja ma streigin. Ma ei söö neid, ma ei joo seda kohvi. Ja nii kui ta tuleb, ma lähen talle ütlen, ma olen ikka kurb. Sest ta puudutas seda õrna kohta tegelikult, mis minu sees nagu oli. Ja selle streikimise ajal, kui sest oli 5 päeva möödas, siis tuli minuni valgus. Et ma hakkasin maailma nägema kõrvalseisjana. Ma seisin iseenda kõrval ja nägin iseenda valu. Ma nägin seda, kui ma olin väikene tüdruk ja kui ma nutsin ja ma hakkasin seda nägema kõrvalt. Ja see andis nagu vabaduse. Et siis sai minu jaoks Manost keegi teine. See, kes nägi minust läbi. See, kes teadis, milleks ma üldse tulin. Et ta tuli mind aitama. Ja selle põhjuseks ma ei ole seda kunagi mõelnud avaldada, aga see on minu isa, keda siis, ma olen tema ohver. Ja Mano leidis selle koha. Ma vihkasin teda selle pärast. Aga Mano õpetas veel palju, kuna ma olen lihtsalt väga impulsiivne, väga tuline ja minu otsused on õiged otsused, ainsad õiged otsused, siis Mano õpetas näiteks ka seda, et inimene võiks 24 tundi vait olla ja mitte teisele vastata. Ja seda ma võtsin koheselt omaks, sest et siis oli Mano juba saanud minu omaks. Et ma õppisin selle kiiresti ära, et ma ei paisanud seda mingit sõnumit teise inimesele laviinina välja, vaid ma jäin vait. 24 tunniga unustasin ma ära, mis ma talle öelda tahtsin. Ja see juhtub tihti nüüd. Jah, mõnikord ma mõtlen, et siin Mano meditatsioonikeskuses käivad ainult tugevad naised. Need, kes suudavad kanda kohutavalt palju. Mina olen nagu ema kaitsja, oma ema kaitse.
ja minu ema ei tohi kunagi midagi teada saada. Ja ma elasin selle vale põhimõttega, aga sealsamas ma vihkasin ju oma ema, aga see läks ära. Et ma suutsin talle öelda, et ta on mulle kallis. Ma ei ole seda mitte kunagi kellegi rääkinud. Isegi siin keegi ei tea, kes on praegult ruumis, mitte kunagi. See on päriselt uus elu, jah.